Oli 2. veebruar 1920. Pärast pikka ja valusat vaidlust on lõpuks läbirääkimiste laua ümber allkirja andmas 2 riigi esindajad. Venemaa poole pealt Adolf Joffe ja Isidor Gutkovski. Eesti Vabariiki esindavad Jaan Poska, Julius Seljamaa, Jaan Soots, Mait Püüman, Ants Piip. Mis on nende meeste mõttes, me ei tea, aga millele nad allkirja andsid, seda me teame. On vormistatud Eesti riigi sünnitunnistus, mida meie teame kui Tartu rahu. Minnes välja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi poolt kuulutatud kõigi rahvaste vabast kuni täieliku lahtilöömiseni riigist, mille hulka nad kuuluvad, enesemääramise õigusest tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksvusel olnud riigi õiguslise korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidisteks aegadeks maksvuse kaotavad. Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. Nõnda fikseeriti dokument 102 aastat tagasi. Aga mida mõtlevad tänased noored? Millist Eestit nemad soovivad? Ma tahan elada riigis, kus keegi ei ütle noore inimese kohta lumehelbeke ja ei pea oma generatsiooni teistest paremaks, sest minu arvates on Eesti noor sihikindel, julge ja kindlasti mitte allaandja. Hätta jäädes leiab ta alati lahenduse. Just selline noor teebki meie tulevikku paremaks ja viib meie Eestit edasi. Soovin, et ka tuleviku Eesti oleks täis haritud, tarku ja võimelisi noori. Täpselt, selliseid noori, keda on alati toetatud, mitte alahinnatud. Kuid siiski on probleeme haridussüsteemis, mis on ilmselgelt vananenud. Haridussüsteem, nii nagu meie seda teame, ei sobi praegustele noortele, niivõrd kui näiteks 10 või 20 aastat tagasi. Minu Eestis ei ole eelarvamusi inimese hariduse ja töökoha puhul. Minu kodumaal kõik teavad, et kõik ametid on olulised ja me vajame nii arste kui ka kaivureid ja koristajaid. Minu Eestis on iga inimene õnneväärt ja on juba lapsepõlvest ümbritsetud armastusega ja hoolivusega. Ma tahan elada riigis, kus keegi ei pea kartma, et on erinev. Riigis, kus ei suruta jõuliselt peale ühte kindlat arvamust ning iga viimset kui üht võetakse võrdsena, vaatamata tema rahvusele, rassile, religioonile, mõtlemise või seksuaalse sättumuste arvelt. Minu Eestis inimesed austavad loodust ja kõike, mis neid ümbritseb, nii kui tavalist võililli, kui ka kutsikat, kellele Jõhviturul head omanikud otsitakse. Minu Eestis oleksime oma kaaslaste suhtes sallivad ja hoolivad. Riik, kus oskame tunnustada teiste õnnestumisi, mitte esile tõsta vaid vigu ja kaotusi. Riigis, kus sõnavabadus on pigem eelis, mitte tühine sõnade loopimine kellegi häbistamiseks või mahategemiseks. See on see koht, kus sa ei pea kartma iseennast ja oma juuri. See on see koht, kus isegi ei teki mõtted kiusamisest ja vihast, kus ei ole vaidlusi rahvuse puhul. Minu Eestis pole seina Vene ja Eesti noorte vahel, on lihtsalt tublid Eestimaa noored. Selle asemel, et vinguda, kas see ongi see Eesti, mida me tahame või tahtsime, mõtle, mida oled sina enda riigi jaoks teinud, selleks, et olla rahul ja uhke. Ole ise see muutus, mida soovid tuleviku Eestis näha.